Kamado Joe esitleb, Selver toetab. Heatoidufestival Grillfest. Pealinnast välja hiilin ja vaigistan mobiili. Kõik trellid läbi viilin ja istun autosse. On minu hinges fiili. Tere taas! Kes grilli minevikku ei mäleta, elab grilli tulevikuta. Aasta on nagu niuhti mööda saanud ja Grillfest 2019 kogub võimsalt tuure, nii et tulge kõik sööma! Tere hommikust ja tervitused Grillfesti korraldajate poolt. On reede, on esimene Grillfesti päev. Meie oleme alles sirge sammuga ja sammume rongkäigus kõiki teid tervitama. Suurlinnas pehkinud känd. Ladislav, mis sa möllad sel aastal? Millega sa möllad jälle need mudilastega või? Eka mitte mudilased, vaid mudilaad. Kogu Eesti räägib mingitest mudilastest, nagu oleks lasteaias. Ei, me oleme meres ja siin on mudilad. Mudilad on nad sugukonnana ja mudilased on nad sugukonnana. Muidu nad on mudil. Ainsuses on ta ei ole mudilane, ta on mudil. Kuuled, aga vaata, sa mind ju tunned, et ma ei lähe ennem ära, kui mingit kalanalja ei tule. Kalanalja? Kalamehe nalja. Kalamehe nalja. Kalamehed on nii tõsised inimesed. See jutt, et kalamehed, eks ole, kalamehed on esiteks, nad on ausad, nad on kõik, eks ole, nad on truud oma naistele, nad on karsked ja nii edasi, neil on üks viga, nad luiskavad. Muidugi luiskavad, kui lähevad mingi kella 3:30 paiku neid võrke panema. Aga kuhu nad tegelikult lähevad, eks ole? Merga päikesekiir on vahune lainete piir. Õnne toob härra kuu, sinitab ranniku tuul, hoomus suul. On õnnis naeratus. Pealinnast välja hiilin ja vaigistan mobiili. Ma rõgatan mobiili. Lähed Pärnus, kus siis veel kohtume? Aga nüüd tutvustan ma teile 100% biolagunevaid taldrikuid. Kas tegemist on naljaga? Ei, see ei ole nali. See on täiesti 100% biolagunev. Et see materjal oli küll mingi uudis maailmas, aga ma tahaks hoopis rääkida sellest taldrikust. Et mõtlesime välja sellise taldriku. Ta on alt reljeefne, ehk siis biopesa järgib ja mõnus on teda käes hoida ja lihtsalt mitte ainult mõnus käes hoida, vaid siia käib ka keskele tops. Et kui tavaline probleem ongi väliüritustel see, kus on massidega üle koormatud, lauad ja toolid on inimesi täis ja ei ole kuskil toetada seda taldrikut. Nii et selle taldriku eelis on see, et me saame mõnusalt territooriumil ringi jalutada, ei pea toitu kiiresti ära kukistama, samal ajal saab hoida jooki ja mis veel, et kui on näiteks tarvis tuua ära 2 portsjonit, nagu tavaliselt on, et too mulle ka, eks ole, kaaslane ütleb, siis on võimalik 2 nii-öelda praetopsi või praetaldrikut koos joogitopsidega kohale tuua. Nii et tavalise taldrikuga ei ole see võimalik. See on geniaalne idee. Kus sa selle mõtte peale tulid? See sündiski tegelikult Tallinna Lauluväljakul täpselt nii-öelda vajaduse põhiselt. Kui ma olin järjekorras ja abikaasa hoidis mul kohta, et too 2 nii-öelda portsjonit, siis ma sain kuidagi sellisel tavalisel lamedapõhjalisel nii-öelda taldrikutega need kohale ja topsi siis haarasin kusagil hambusse ja mille ka üks jõmpsikas ümber ajas, kui ma topsi korraks maha toetasin. Nii et siis ma mõtlesin, et see ei saa niimoodi olla, et mingi revolutsioon peab toimuma ka taldrikute vallas. Sellisesse korralikku vaagnasse me saame panna hoopis erinevad tooted erinevalt, et maitsed ei seguneks ja et saaks nautida erinevaid toite. Juba tahaks süüa. Väikse tasku. Leiame sellise teise vahe grillribile. Paneme siit järjest. Kirstordil on siin üks külm Saku õlu. No täna on niimoodi, et kuna nagu iga uue asjaga
Me jäime natuke nii-öelda hiljaks, tahtsime tuua selle turule küll sel kevadel, aga jälgige infot www.festplate.com, seal on peagi see info ülemal, kus seda otsa saab, nii et kuu-poole-teise pärast on ta Eestis täitsa olemas. Me oleme ju täna grillfestile tulnud, kas need taldrikud jäävadki tühjaks? Ei, need ei kindlasti tühjaks. Meil on teistpartii siin kohal olemas ja täna ongi selline esimene suuremale massile nii-öelda esmaesitlus ja tahamegi just saada tagasi publiku tagasiside, et kuidas inimestele see meeldis. Et see ongi meie eesmärk täna siin tutvustada cateringi inimestele ja kuulata tagasisidet siis nii-öelda otse tarbijalt, mis nad arvavad sellest. Kontsert, etendus ja kas Pärnu publik on alati selline tore ja võimas? No eks siin praegu on muidugi peale Pärnu, ma usun ka igalt poolt mujalt Eestist rahvast, ja kui me siia esinema sõitsime, siis Pärnu maanteel oli paksult autosid täis, nii et me tegelikult natuke käime isegi graafikust maha tänu sellele, et liiklus oli nii tihe. Räägime natuke toidust ka, et sa ei ole enam üksi, et siin on suisa 2, et kas need toitumise eelistused on natuke muutunud ka, et kas menüüsse on rohkem tulnud nüüd hapukurke, eringas ja Coca-Cola ja? Tegelikult natukene on küll mingisuguseid veidraid uusi maitseid tekkinud, ma kohe mõtlen, mida mul on õudselt hakanud banaan maitsema, mida muidu üldse tavaliselt väga ei ole söönud ja jogurtit söön kogu aeg, siis pasteeti, jah, mingid sellised asjad, mida ma nagu, ma söön neid, aga mitte niimoodi, et ma lähen poodi ja ostan endale pasteeti näiteks. Aga nüüd läheb asi tuliseks. Ma hakkan siin proovima mitte moosi, vaid tõelist piprapikatit. On mul õigus? Just, teravad tšillipastad. Aga ma olengi terav ja tšilline tüdruk. Nii et kus ma alustan, millisest? Kõige esimene on kõige lahjem, siis, mis on meega variant. See on ainuke tšillipasta, kus me kasutame ka natuke magusat paprikat. Me üldiselt ei kasuta muidu paprikat ega tomatit. Meie pastades ongi tšilli, küüslauk, suhkur, rafineerimata pruun suhkur. Siis on Himalaya sool, õunaäädikas, tavaline äädikas ja ekstra neitsi oliiviõli. Ja siis lähevad järjest kangemaks. Järgmine oli siis jõpikaga. Nüüd see on siis habaneroga, mis on siis kangem tšillisort. Järgmine viimane, mis siin selle stendi peal on juba habanero pasta mustõstraga. Seal tavalist tšillit üldse ei ole, ongi ainult habanero ja mustõster. Ja kollane on veel kõige kangem. See on nüüd ilma ainuke, mis on ilma küüslauguta. Ma annan otsad kohe. Midagi juua andme. Anna mulle juua. Sellega läheb aega. Appi, anna vette. Mine metsa. Terava armastajatele on meie kaup suunatud, et kes armastavad teravat toitu. Otsige see tüdruk ülesse. Uskumatu, mulle tundub, et ka linnapea on inimene, et on saanud siin lipsu kaelast ära ja isiklikult tulnud siia grillima. Ja lipsu asemel on nüüd vägev põll ja tõesti me oleme siin võistlemas. Tegelikult minu jaoks on see teine kord juba, et 2017 üritasime ka ja see oli me esimese 20 seast, nii et loodame, et see aasta läheb paremini. Kuidas sulle tundub, et teine päev on käimas, et kas on korda läinud üritus? Ma arvan, kindlasti on korda läinud, et iga aasta on minu meelest järjest parem. Ilmaga on ka vedanud, nii nagu eelmine aasta oli, ka see aasta oli super ilm ja päike paistab. Kuigi jah, vahepeal on liiga palav ja vahepeal tuleb ka äikest, aga see ongi selline veidi jahutav ja näha neid inimesi, kes siin nii linnakodanikke kui külalisi, et väga palju on mul oma tuttavadki siin Võrumaalt ja Tartumaalt
kes on Tallinnast siia tulnud ja naudivad seda melu ja seda toitu kiidavad igatahes, et kindlasti tahavad tagasi tulla ja mul on hea meel neile öelda, et 20. kord on jälle Pärnus, et tulge järgmine aasta jälle. Ma vaatan, et sina lööd siin lihtsusega, et kotletid on panni peal. Jah, need on, kui enamus üritab lihaga lüüa, siis meie üritame kalaga lüüa, et see on Pärnu lahest püütud siis koha ja ahven ja veidi suitsupekki sisse ja tilli ja pipart ja soola ja väga hästi ja meil hetkel on 4. laar juba minemas, nii et rahva seas väga populaarne hetkel. No nii, tuntud inimesega näha. Tere, Mairald! Tere! Tere! Kuidas sina oled seotud Grillfestiga? Mina esindan siin peasponsorit Kamado Joe'd ja siis seletame inimestele, miks on hea grill, mida sellega teha saab ja see on kõik. Tegelikult see on nii kurb, sa vist oled tantsukingad nurka visanud? Jah, tantsukingadesse ma väga tihti enam ei lähe, väga harva, aga siiski jah. Kas sul samba on meeles? Jaa, kõik tantsud on väga hästi meeles. Ma arvan, et tasemelt ei ole midagi kaotanud. Aga siis teeme samba. No siin korraldasime sellise show, mida Grillfest ennem näinud ei ole. Et tõime siia maailmakuulsused kohale, et Erik Keppart Ameerikast, kes on siis Kamado Joe showkokk ja mitme restorani omanik ja nii edasi, et on üle maailma on väga tuntud inimene. Nüüd esimest korda on ta Eestis. Tegime rahva show, mis läks väga peale, et me siin sellist kogunemist pole ammu nähtud. Ja mis siin ikka, siin toimetame edasi. Chef Erik teeb oma võlutrikke siin praegu, mis seal on kammkarbid ja lõhe. No ennem rääkisin Mairaldiga. Mairald ütles, et ta on mitmeid grille juba maha müünud, et minev kaupa. No Kamado Joe kui selline, see 3. generatsiooni grill, mis sul selja taga seisab, see on vaieldamatult maailmas tehnoloogiliselt ja tehniliselt kõige arenenum. Et mitte ükski teine grilli, keraamiline grill ei oma selliseid omadusi, mis sellel on olemas. Temal on selline, nüüd 3. generatsioonile pandi sisse selline sisu spetsiaalne, mis paneb need suitsu ja kuumalained liikuma hüperbooliliselt. See tähendab seda, et see õhk ja suits käib ringi ja puudutab seda küpsetatavat objekti mitu korda. Varem vanadel mudelitel ta läheb otse, käib liha küljest ära ja läheb otse korstast välja, aga nüüd ta teeb mitu ringi veel. See muudab selle küpsetusprotsessi palju ühtlasemaks ja efektiivsemaks, nii et põhimõtteliselt saab ka kiiremini toit valmis. Ja nagu meil Kamado Joe filosoofia ütleb ka, et meie grillidega saab absoluutselt kõik, iga inimene saab olla tippkokk, mitte vastupidi, et ainult tippkokk suudab meie grillidega midagi teha. Et grill tegelikult, meie grill teeb sinu eest 98% tööd ära. Ainult väiksed põhitõed peavad selged olema ja ülejäänud teeb grill ise. Erik, mul on üks suur mure, et sina oled nüüd tulnud Ameerikast siia, et kas eestlased ei oska grillida? Estonians are just absolutely wonderful in every single way possible. This has been one of the best trips in my life. The hospitality here, the finesse of the culture, and the food has been incredible. I love food history and it is chock full here in Estonia. Kui palju sa paned toidu sisse armastust? Well, that's the secret ingredient. You can't have enough love. And I believe that's why a lot of chefs get into it, because we love giving food to people and serving others. Teada tõde maailm ufosid on täis, nende särin pole paha, see teeb ainult kõhu täis. Ufodega meieni on jõudnud grilliusk, nüüd kalendriaasta alguse saab ikka barbecue'st. On sel usulahul liha kirvest tähtsaim amulett ja ka Balti ketist olulisem lookas lihalett. Mingit rikkust me ei vaja, meie ahjus on punane kuld. Anna ainult kuld. Nii kuulsate poiste kõrval siin olnud. Imeline, mis ma ikka oskan öelda, muidugi lihaga. Mis muidu teie suvemenüüs kuulub? No minul kindlasti grill-liha. Sinule chill? Ja chill ja grill, jah, mõlemad.
Sööärasjad vastata. No te olete nüüd nii popid-kutid, et tegite Taukarile ära, et kas kuidagi olete nüüd selle võrra muutunud ka, et ülbemaks ja edevamaks? Ja ma seda päris nii sõnastaks, et me kellelegi ära tegime, aga saate me tõesti võitsime ja tore ju. Karikas on olemas. Mina ütleks, rahvas on rääkinud. See on tore, mis iseenesest platsi peal toimub, et grillitakse nii liha kui kala kui köögivilju, et ka meie grillijad ikkagi käivad ajaga kaasas ja nii mitmeski kohas oli näha, et ka vegetoitujate peale on mõeldud, aga pigem jääb täna siin silma see, et väga palju rikkalikum ja ka võib-olla, et põnevam iseenesest on kogu see joogivalik, mida toidule lisaks pakutakse ja ma ei pea silmas siin ainult alkoholseid jooke või õlut või siidrit või veini, vaid ka kõikvõimalikke mittealkohoolseid kokteile, jääteesi, mida iganes, et see mass kõikvõimalikku sööki ja jooki ja muljetavaldav. Ma tean, et sa oled maailma kõige suurem võileiva fänn. Kusagilt lugesin, et aga kuidas sul on lood grilli ja chilliga? Grill ja chill mulle kindlasti meeldivad ja ma ei saa kindlasti kinnitada seda fakti, et ma olen maailma kõige suurem võileiva fänn, et mulle väga maitsevad võileivad, see on küll tõsi. Aga grill ja suvi, need käivad kindlasti käsikäes ja grillimisse suhtume väga soojalt ja grillimine ei tähenda ainult liha sütel, vaid grillimisel on väga palju erinevaid tahke ja suvel pigem proovin ise ka, et enamus oma koduseid toite teha ikkagi grillil. Pärnus toimub vägev toidufestival, Pärnus toimub vägev toidufestival, Pärnus toimub vägev toidufestival, Ilusaid inimesi tuleb ikka intervjueerida. Kuidas te siia grillfestile sattusite? Pealine inimesed? Tulime autoga ikka. Kuule, grillfest, no millega sa ikka vormi teed, kui mitte lihagana ja siin on seda liha nagu lademetes, nii et sellepärast siin olemana. Sa tahad öelda, et sa sööd liha suurtest kogustes ja sa oled nii peenike? Peenike? No ma olen siin parasjagu kosunud ka juba, aga kuule, ainult lihana. Liha, kapsad jäägu nendele taimetoitlastele ja kõigile, kes vormi ei teena. Aga palav on küll, vilutas oli 32 millegagi. Kuidas sellise kuumaga ellu jääda? Okei, oleme nüüd ausalt, meie saladuseks on parim koduõllena. Nüüd sul on ikka nõudlik naine tahab mee õllet. No mis sa teed? Tuleb leida talle see. Vaadake, kui vähe on õnneks vaja. Tere! Nulliring! Lähme teeme veel õdõlad. Jaanus, mida sa teed? Jaa, ma teen sellist asja, et ma hakkan praegu grillima grilljuustu. Grilljuustu? Kas sa teed nalja? Jaa. Ma peaaegu teen nalja. Me oleme väga kaua üritanud töötada välja juustu, mida saab grillida.
Grilljuustuga, nagu iga toiduga grillimise käigus on palju reegleid. Et nüüd ma kasutan kohe võimalust, et ma siis räägin ja Siim on meil muidu IT-spetsialist, ta on ka teisi häid omadusi. Tema kätte usaldab noa. Usaldame noa, ta näppu ei lõika. Grillimine on nagu grillimine ikka, et päris sarnane steigi grillimisega. Sa saad ka sellised mõnusad paksud viilud, paned grilli peale, grilljuustu kvaliteeti hinnatakse selle järgi, et kui sa teda sööd, siis ta veel seest nii-öelda ka krõmpsub, et ta niisugune juustu kriuks on seal juures. Kõlab seksikalt. Ja kõlab väga seksikalt ja Eebim toodab siin ligi 10 000 tonni juustu aastas. Me teeme siin tavaliselt juba tarbijale tuntud Eesti juustu, kaudajuustu, edamjuustu, aga tõesti öelda, et meie toote arendajatel oli ka väga suur väljakutse üks hea grilljuust valmis saada. Ja see ei võta kaua aega ja meie niisugused partnerid ja ka inimesed siin samas Grillfestil. Eebim on algusaegades Grillfesti toetaja. Me oleme kultuuriprogrammi sponsor, kõik pealaval toimuv on Eebima poolt toetatud ja inimesed on küsinud siin samas meie püsikliendid, et suve aeg, et tahaks juustu grillida, et miks seal pole grilljuustu. Nii et nüüd me tõesti selle võla oma nii-öelda fänntarbijate ees oleme likvideerinud. Nüüd meil on olemas siis grilljuust ja me oleme tõesti tulemusega väga rahul. Kuidas on lõigata? Kuidas tundub? Oi, pole mingit probleemi ja veel eriti selliste relvadega. Jaa. Ütleme nii, et kui ma tööd ei peaks tegema, siis ma jääks siia telki. Aga sa oled siia tere tulnud, kui töö on tehtud. Aitäh! Ma tahan üllatust. Ma tahan üllatust! Oligi või? Ei ole või? No ei ole ju. Ei, ma siit nägin. Aitäh sulle. Juustusõbrale sulatatud juustkanaga. Vau! Hea toidufestival Grillfest. Saaga veekeskus võlub sind loodusest inspireeritud atmosfääriga. Hellita oma hinge ja meeli unikaalses viikingite oaasis. Saa osa imepärasest naudingust vee- ja saunaparadiisis Pärnus Viiking Saagas. Millist? Seda tüdrukute pildiga. Okei. Võtame 2. Võtame. Aeg läheb edasi, aga lemmikud jäävad. Vanilla Ninja. Jätkuvalt Eesti lemmikjäätis. Kirsti Timmer ja Jesper Parve räägivad avameelselt suhetest raadiosaates Suhtes laupäeviti kell 10. Kas sul on koduse veega probleeme? Aquafori veefiltrid eemaldavad veest ebatervislikud saasteained, muutes sinu koduse vee jälle joodavaks. Leia omale sobiv veefilter meie e-poest shop.aquafor.ee. Here comes the sun again. It must have been the only way to get
back on my feet again. Punastest linnastest kerge, värske maitsega A. Le Coq Premium Ruby Red. Tähelepanu, tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist. Meie kõige armastatumad jäätised, eriti rammus koorejäätised. Tehtud puhtast koorest ja sooja südamega. Premia. Turvalisus pole privileeg. USS Security. Kamado Joe esitleb, Selver toetab. Heatoidufestival Grillfest.
tundub, et siin ei ole üldse grillfestival, vaid on Paavo Raudsepa seiklused. Kindlasti mina ei ole nüüd nagu peaesineja, et ma olen piisavalt inetu, ainult kõige ilusam asi on mul Kiki Lips on ju, et võrreldes neid ilusaid poisse, ma olen täiesti näotu, et ära mind üldse kaamerasse panegi. Ja, aga miks te siin niimoodi rivis seisate? Mina tahan praegusel juhul saada ilusat head jäätist, väikest ommi ja ma lähen võtan, sest väljas on 30 kraadi sooja ja no kuule, üks kosutav jäätis loomulikult on ainult tere tulnud. Ma kasutan võimalust ja annan oma lemmikule ise üle. Ja anna. No näed, oma lemmikule. Kuidas maitseb? Super, jah. Ma olin ka nii kurnatud sellest showst, et mul oligi just sükest asja vaja täpselt. Ma arvan, et ta maitseb selle pärast, et mina selle sulle andsin. Ma arvan, see ka. See mängib ka rolli päris palju. Väga hea. Mul on see 3. juba. Täielik fänn. Jaa, absoluutselt. Sööge väikest ommi! Nüüd lähme anname pasunasse. Tervist, poisid! Mis see suvine lugu nüüd oleks, kui ma paluks kohe mängida? Mis noodid tulevad? Esimesena? Jah. Väga lihtsalt, kas tunned maad? Mis Hiina müürist käib Läänemere kaldal? No, aga laske, pange laivi. Hakkame number 1. Jah, tõmmake pasunasse. Eeldab. 1, 2, 3. Vladislav suunas mu sinu juurde, et mida head paremat siin pakutakse. Ta ütles, et ei saa sel aastal ka üle ega ümber millegist mudilasest. Ei, see on ümarmudil. Meil on tegelikult 5 mudilat Eestis, aga ümarmudil on üks, kes on võõrliik. Ja kuna kõik nagu vihkavad seda ümarmudilat, siis ainus võimalus, kuidas meie saame anda ümarmudila vähenemisse, on see, et me sööme ta lihtsalt ära, me sööme välja. Nii kui enamik tegelasi, keda ei sallita, süüakse välja, nii on ka ümarmudilaga lugu. No palju sa kõnnid, ikka jõuan sinu juurde tagasi? Ikka, see ongi maakera keskkoht on siin, kus süüa saab ja kus kala pakutakse. Ahoi, no siin on oht, et ma söön ennast lihtsalt. Lõhki! Jah. Aga siin käib pauku ja mürtsu mujalgi, nii et ega see ei ole kellegile kuulda ega näha ja siin pole ka midagi imelikku. Lõhki söövad siin paljud ennast täna. Oled sa kokku lugenud, mitu korda ma siin käinud olen? Minu arust pole sa siit äragi läinud, et minu arust sa käid kogu aeg ümber selle telgi, aga on ka põhjust. Mis sa pakkuda? Ümarmudila kotletid, ülimaitsvad. Proovi. Ma hakkan seda mudilat veel armastama. Kahju, ma lootsin, et mind. Tere jõudu, et kas postkontor on avatud? Ma sooviksin tädile Harkovisse kirja saata. Just nimelt, tere, enam kirju ei saadeta, nüüd saadame hoopis ümbrikuses köögi kätte rätikku. Vau, kus sa selle idee peale tulid? See on tegelikult üks vana hea idee, mis on nüüd elustatud, et meil Pärnus kunagi oli ju linakombinaat, kes tegi selliseid kunstniku joonistega köögi kätte rätte. Ja kuna minul on see lapsepõlvest meeles, tegin järgi. Ainult, et täna on nüüd meie kuulus Anna Litvinova, tegi meile joonised ja väga hästi läheb. Ma loodangi, et see läheb väga hästi. Tead, mul tuli ka lapsepõlv meelde kohe, et kananahk on ihule.
lõpuks ometi olen leidnud siit Grillfestilt ühe maailmameistri laintantsuisse, selleks on Kaie Seger, tere! Tere! Suur tänu sulle selle elamuse eest, ausalt öeldes pean tunnistama, et mulle väga laintants meeldib, mulle meeldib kantri, ma olen seda harrastanud, aga 10 aastat on vahele jäänud. Minu õpetajaks on Palamuselt, kas sa võid nime? Sirje Kriis. Muidugi, kes ei teaks. Ma arvan, ma tean enamus neid Eesti eri paigus, kes alustasid kunagi ja hästi kaua vedasid asja, nime pidi vast kõiki. Sul on lood liha ja grilli ja chilliga? Ma söön kõike, ma olen hirmus gurmaan, et ma pean pigem nagu tagasi hoidma, et ikka tantsupüksid jalga mahuks ja ma söön hea meelega grilli, ma söön liha, ma muidugi sööks parima meelega kala ja kana, eelistaks, aga ma ei ütle lihale ka ei mitte kunagi. Igal aastal toimub Grillfestil pidulik auhinnagala Eesti Grilligala. Selveri ja Eesti Grilliliidu koostöös toimuval auhinnatseremoonial pärjatakse Selverites eelmise aasta kokkuvõttes läbimüügilt edukaimad tooted ja Eesti Grilliliidu kohtunike maitsehinnangul selle grillihooaja maitsvaimad grilltooted. Ja hooaja grillitooteid hindavad Eesti Grilliliidu kohtunikud igal aastal maikuus Tallinnas Eesti toidumessil sööma toimuval suurel pimehindamisel. Grillfestil toimuval auhinnagaalal saavad tunnustatud ka aasta grillitoode, grilliedendaja ja aktiivseim grillikohtunik ning Eesti grillikultuuri edendaja. Eesti Grilligala auhinnasaajaid saab vaadata lehel grilligala.ee. Hea toidufestival Grillfest! Muutke oma sündmused meeldejäävaks. Rendi meilt professionaalsed seadmed või telli teenus koos teostusega. Festivalid, suvepäevad, aktused, kõik heli, valgus ja lavatehnilised lahendused. Pro Event Service Silt. Teie sündmused, meie lahendused. Ma ei ole mees, kes läheb ehku peale välja. Grillpeo korraldamine on teadus, kus juhusel ei ole mingit kohta. Kodujuust on asendamatu koostisosa täiuslikus grillmenüüs, aga mitte suvaline kodujuust. Ja teha häid salateid ja kasmeid peab olema kodujuust parajalt koorene. Mitte liiga, aga parajalt. Ja loomulikult on oluline, et iga tera on käsitsi valmistatud. See annab grillpeole täiusliku lifi. Ära jäta midagi juhuse oleks. Tere kodujuustades ei ole midagi juhuslikku. Tere!
This is the taste of America, signing on. Time has come to light up your fire of liberty and make your world great again. Just go and grill on the flames of freedom those American tammesuitsuses marinadi shashlõkke, American grillwurste, Route 66 steak and ribeye steak. Grill big and eat your kõhtäis Amerika moodi. This is the taste of America from Rakvere, signing off. Kamado Show esitleb, Selver toetab. Heatoidufestival Grillfest. Tere jõudu, kuidas supp maitseb? Väga hea supp on. Väga maitsev supp. Mis siin sees on? Siin paistab olevat tahvenakala, kartulat, siibulad, koort. Vaatame, kas lusikas jääb kinni. Jääb. Seisab püsti, väga hea supp on. Mida teine ära arvab? Mina söön mudila. Mina ka sõin ja teate, ma sain tänase päeva kõige parema maitseelamuse. Mul ka siiamaali. Väga fantastiline. Mingit rikkust me ei vaja, meie ahjus on punane kuld. Anna ainult tuld. See on ainus uskus liha himu, pole mingi pat. Meie pühamus võib laulda, teha palju muusikat. Palverännak toimub suvel grillifestivalile. Seal on usuhullud koos tulnud söögipalvele. Grilliliha või ka kala, keegi sind ei nahuta. Eesti mees ja Eesti siga, kes neid jõuaks lahuta. Mingit rikkust me ei vaja, meie. Ma vaatan, et siin grillfestil on mulle konkurent tekkinud. Kus sa sellise samasuguse mikri said? Et tegelikult need on nagu pokaalid, lööme kokku. Lööme kokku. Palju õnne. Kuidas see vana? Nii? Ma sain selle e-piima laval. Minu nii hästi ei läinud, mina pidin ikka kerjama natuke. Et kuidas see vanasõna oli, et ei saa me läbi Lätita, ei saa me läbi vihmata, aga see meid ei heiduta. See ka nagu, hei. Ja tahtsin teile öelda, et see vesi, mida te igapäevaselt tarbite, väga paljud tassivad seda tünnuritega koju. Palun vaadake, seal on 300 liitrit vett. 300 liitrit vett ja mina näitan teile praegu filtrit. Ja see sama väike vidinas annab teile samamoodi 300 liitrit puhast vett. Ja ma küsin, mille põrgu pärast ma peaksin tahtma tassida seda plastis vett koju, kui ma saaksin palju kergemini. Juba esimesest grillfestist alates on festivali oluliseks osaks üleriigilised grillivõistlused. Sel aastal grilliti esimeses võistlusvoorus traditsiooniliselt Rakvere searibi. Kolmandas ehk kaupmehe fantaasiavoorus grillib iga võistkond, mida ise soovib ja esitleb seda kohtunikele nii, kuidas oskab. Eesti meistrivõistlustel grillimises pälvis esikoha võistkond IVKHK Barbecue Team. Ida-Virumaa tegi puhta töö, millega te siis need kohtunikud ära volusite? Osavusega. Mida jah, paremat pakkusite? No kõik oli väga hea, tegelikult oli kõik väga hea. Ja, aga mingi hitt-toode pidi olema. No ribi. Milleks sa tegid seda? Hea fantaasia. Palju te sinna armastust panite? Kõik, mis on. Midagi naise jaoks enam ei alles ei jäänud? Võtsin naisi pealt ka ära kõik. Palju õnne teile! Aitäh! Ja grillifesti kõige suurem ostleja on leitud. Tere Erki, mida sa siis oled kokku ostnud?
tere, täna huvitavad asjad on näiteks singikuningate singid ostsin juba, et eestimaine liha ja eestimaine küüslaus on küüslaugurull. Siis neid oli veel siit, ma ei hakka kõike välja võtma, aga niisugused huvitavad asjad, mis ma siin leidsin, on juustud, mis on Viinamärti talu juustud. Need on lambajuustud Itaalia pärast ja kõige huvitav asi mulle endale meeldib see Itaalia pärane praejuust. Tema see ideaalne maitse tuleb siis välja, just kui ta on praetud. Ja tegemist on siis käsitööjuustuga? Põhimõtteliselt küll, see on eestimaine lambafarm, kes ise lüpsavad lambaid, nii nagu ma nende käest aru sain, rääkisin. Läheme nüüd natuke magusamaks. Ja need on, see on ühe Läti firma niisugused kreemid, mis on tehtud nagu piimast, nagu põhimõtteliselt kondentspiima baasil šokolaadiga. Nad ise ütlesid, et järgmine aasta on kõigis Eesti poodides need müügil. Näevad küll head välja? Jah, ja see on sama firma Magnum klassika ehk keedetud kondentspiim. Päris hea hinnaga need on. Mis need on maitseained või? Ei ole. See on Avogeli süke kohv, mis on põhimõtteliselt puuviljakohv. Sisaldab, siis ta on tehtud röstitud sigur ja tammetõrust sisaldab ka. See on küll midagi uut. Jah, ja täitsa kohvi maitsega. Ma olen proovinud seda. Sellepärast ma ostsin siit saab hea hinnaga. Ja siis sellised äädikad on, Saaremaa käsitöö äädikad on, siin on Aronia siidri äädikas ja õunasiidri äädikas. Nendega saab liha ka marineerida, soovitan. Ja salatikastmetesse. Ja see on Pääsküla pruulikoja... Meelemürk. Pääsküla pruulikoja kali. See ei ole õlu, see on kali. No arvata võib, et on ikkagi kraadidega. No eks see paar kraadi on. Ja Metka mokale. Ka on Pajusalu talu mesi nii eelmise aasta korje kui ka selle aasta värske mesi on. Ja mis on väga vähe müüjaks, on see kärjemesi. Et minule lapsena hästi meeldis see, et alati, kui ma ema-isaga kuskil käisime laatel, siis ma nuiasin, et ostaks seda, siis vanasti nätsu ei olnud ju. See oli väga nätsu moodi, et sai nätsutada seda. Ja seda jagub sul siis pikaks ajaks? No seda ma loodan vähemalt küll, et jätkub järgmise laadani ja seda äädikat ma tahan ka proovida, et liha marineerida just, et nende naturaalsete äädikatega liha marineerida, see võib päris huvitava maitse anda. Arvata võib, ega ma sind rohkem kinni ei peagi, saad taas ostlema minna. Olgu, aitäh! Heatoidufestival Grillfest. Mida? Kavatsid jaanilaupäeval kodus istuda? Selge, ei ole eestlane. Aastal 2020 tähistab ilmakuulus toidufestival Grillfest suurt juubelit ehk 20. toimumiskorda. Alguse sai grillifestival aga 1999. aastal Haapsalus Parale Parannas, mil Tiit Treve ja Auris Rätsep otsustasid sõpradega teha lihtsa ja toreda grillipeo, kuhu saabus kõigile ootamatult 25 000 grillisõpra kõikjalt Eestist. Tol kaugel ajal oli Grillfesti pileti hinnaks 25 krooni, mille eest lisaks sissepääsule sai ka festivali maskott Sammi näopildi ja toidulauludega helikasseti. Festivali lipulauseks oli seamoodi süüa ja härjalt pidu. Süüdati maailma suurim jaanituli ja pidutseti korralikult mitu päeva. Võib laulda teha palju muusikat, palverännak toimub suvel grilli. Moodsa aja grillfestil nauditakse kultuurselt peenemaid grilliroogasid, aga pidu on endiselt härg ehk vägev ja sissepääsu eest ei pea juba aastast 2007 sentigi maksma. 20 aastaga on grillfestist saanud tõmbenumber ka välismaalastele ja nii külastab igal aastal Pärnu Vallikääru aasal peetavat toidupidu 10 000 grillisõpru lähedalt ja kaugelt. Kohtumiseni juubeli Grillfestil 12. ja 13. juunil 2020 Pärnus. Heatoidufestival Grillfest. Ja märkamatult olengi siia vette jõudnud. Tere, Taavi! Tere!
Mis sinu ametinimi siis nüüd on? Sa ei ole ju lihtsalt paadimees. Ma olen Kalastuse paadipoe asutaja ja me oleme siin grillfestil siis teostame lõbusõitu rahvale. Ainult grillfestil või võtad kõik paadid kaela ja lähed näiteks Saadjärvele ka? Miks mitte, loomulikult. Me oleme päris paljudel suveüritustel kohal olnud ja samuti ka Tuulekalab festivalile. Siin tuleb veel neid üritusi, kus me oma paatidega väljas oleme selle suvel. Kuidas sulle tundub, et kas huvi on suur? Paadi lõbusõidu vastu on küll huvi suur olnud jah, et siin reedene päev oli selline rahulikum, aga nüüd täna on küll olnud hommikust saati on kõik 3 paati väljas ja inimesed naudivad mõnusat ilma ja loomulikult seda vee peal. Kas sul on aega jäänud ka seda head grilli maitsta? Ühe selle seakoodi võtsin küll. Kas maitses? Väga maitseval, väga maitseval. On minu hingest piirid ja kadunud on piirid. Ma röögatan mobiili. Näed Pärnus, kus siis veel kohtume? Rootsepas on saanud minu arust üks tõeline naistemees, lisaks oma naisele veel siin 4 reas. Kuule, ühel tõsiselt võetaval mehel peabki olema 5 naist, nagu sa näed, ja täna Pärnus oli siin siis nii kõva 32 kraadi oli, kui ma siia tulin hommiku või lõuna ajal, siis no kuule, tüdrukud saavadki pruuniks. Selline ongi kõik Pärnu tüdrukute vorm ja tavaline. Ma ei ole väga suur grillija tegelikult tuleb tunnistada, aga mulle väga maitseb grilli süüa. Et ma olen väga uhke endale, et ma tellisin omale suitsuahju, et ma plaanin hakata suvel kõvasti suitsuahjus tegema kala ja midagi, võib-olla veel midagi toredat. Mis sul on kõige suurem labaaps olnud? No kas või näiteks 2 päeva tagasi ma läksin Amigos, läksin lavale ja kontsert hakkas niimoodi, et ma läksin lavale ja siis mikrofoni ei olnud. Ja siis rahvas laulis 3 minutit järjest, mina saatsin klaveril. Eestimaa suvi, mulle tundub, et läheb iga aastaga aina soojemaks. Kas võib nüüd väita, et sellest saabki meie suvi? Absoluutselt, muidugi. Me tulime just täna Narvast, hommiku tegelikult Kuressaarest ja siis me olime Narvas, päeval esinesime ja seal oli nii palav, et 31 kraadi ja väga-väga palav. Et niimoodi ikka mingit tunni ajast kontserti teha on päris siuke huvitav. Ja selline tore saade saigi. Elu ongi grillfest ja mina sõidan järgmise aasta grillfestile. Kohtumiseni! Samuta neile kaunimain. Tee mulle ikka varillu, saan sügiga päiväse küllus. Ennast vaid on varillu, samuta neile kaunimain. Suur tänu! Aitüma! Bösame mucho maailma veetpäev on viis tundus on siis Bösame mucho suuda vinde tähendas see suuda vinde
tähendas see. Seal pool vekkelaar jätsin neid piire, kuulan sinna peitsid enda. Kahtuse meisse vekkelaar, juba kohtud siire, sinuga koos ma sinna lendan. Kes annab korraks koos minuga nüüd?